olnud 20. jaanuar laupäev ja me oleme tulnud Kõrvemaale. Sellepärast, et on aeg järgmiseks etapist meie Mont Blanc'i ettevalmistusest, ehk siis täna me lähme reaalselt, päriselt metsa ja proovime siis ööbida ja olla ja tegutseda miinuskraadide ja lumega õues. Nagu kaitseväes. Olud muutuvad, järjest lappad need kihte juurde, kuni sa oled täisvarustuses, süper annab paras kuu peal jalutama. Nii, kotid said pakitud, nii et nüüd võime tasapisi metsa suunas hakata liikuma, aga põhimõtteliselt on meil kaasas siis kirgad ja me arutame köies kõndimist, nii et köis on kaasas, karabinid on kaasas ja päris pirakas kott tuli nagu, eriti arvestades, et see on reaalselt nagu 9 päevaks. Ma ei võtaks elu sees nii palju asja kaasa, aga kuna me peame metsas ööbima, siis on päris suur magamiskott ja märdikotis on meil telk ka, nii et jep, päris palju stuff veel vaja ikka. No Mari, mis tunne on nüüd suure seljakotiga siis jalutada? Vajab natuke harjumist, aga muidu on päris vahva. Jalad saavad kindlasti suuremat koormust ja käed ka tegelikult. Sa oled keppidega varem käinud või? Ei ole, ainult suusatanud. Tuleb välja, et ma olen mäest üles käinud kogu aeg nagu noor kukk. Ei tohi käia põlvest all. Aga trennib rohkem. Trennib rohkem. Aga täna me lähme siis ilusasti nii, et me astume täistallaga, sirutame põlve välja. Sest Mont Blanc'il on veel vaja kilt üles minna ja muidu on kutupiilu. No see Eestimaa loodus on ikka uskumatult ilus, üldse ei väsi seda kordamast. Nii et kui te veel ei matka, siis on viimane aeg hakata matkama. Ma ei ole elu sees sükest asja näinud, need on kassid. Nendega meil ilmselgelt vaja õppida liikuma. Sa oled näinud siukseid asju varem või? Videos ikka. On aeg hakata kõndima. Rakmed on küljes, karabin on küljes. Vaatame, kuidas see asi nüüd siis tegelikult käib. Nii, vahesõlm on selgeks õpitud, mis tähendab, mina saan nüüd ametlikult köies hakata kõndima. Nüüd ma saan siis teada, mis tunne on Lillil rihmas käia. No Nelli, oskad juba kirkat kasutada või? Kes seda teab? Üles saad, see on põhiline ju. Jah, oskan. Nii, läksin libisema, keeran ennast kõhuli ja võimalikult niimoodi jõuga siia peale. Nii, ja nüüd istu sellesse vöösse täie raskusega peale. No, saab veel. No ei, pead küll, võid minna. Sportlik versioon. Kuule, hüppamine oli keelatud, hüppamine ainult filmides. Ja me jõudsime telkimisplatsile kohale. Noh, ma olen matkakuru, paned üksi püsti ära või? Valmis. Siin me ööbime täna. Sisse pugeda lihtsalt. Telklaager hakkab tasapisi püsti saama. Seal me saame kõik siis istuda ja süüa ja mõnuleda. Seal on natukene sossu. Lilli juba poeb ilusasti pessa ära siia. Mu jope sisse, parka sisse, et tal oleks hea soe. Ja siis ülejäänud on sellised 2-4 inimese telgid, mis pandakse püsti. Ja ma ütlen ausalt, et mul kõht juba tühi. Korralikult sai matkatud ja viimati sai nagu päris sööki söödud hommikul, nii et tahaks juba midagi jammad kogistada. No nii, nüüd on õhtusöögi aeg ja siin on meisterdanud meil ilusasti kartulipudru ja kaste ka veel. Siuke luksus. Olid valmis või? Nii, Marilil on valmis naeratama. Sa pead oma valgused. Robin ja Marvin. Keran üles. Toiduaeg, laukommid ja siin on küpsised ka. Päris palju rapelend ka. Kõrgtöö siis.
Lilil on ka väike oma magamiskotikene. On ju, selles on mõnes asju, on ju. Ja mis sest, et kell on nagu mingi 9 või? Oota, fookus, proovime. Ma proovin siit valgust kuskilt seda. Mis sest, et kell on mingi 9? Me suht valmistume magama minema, sest that's camp life nagu. Jaa, reisises on kogu aeg nii, et päike läheb loes ja midagi teha. Eriti nagu selles mõttes õues külma käes ikkagi. Aga väiksest telgis on hästi mõnus sõssu, eriti nagu Lili on selline väike radiaator, kes lihtsalt toodab täiega kuumust. Ja lõkkeäärus on tegelikult ka oli ilgelt mõnus istuda ja nii palju toredaid jutte kuulda ja otsa loomulikult vahukomme süüa. Aga ma arvan, et mina siinkohal tänaseks lõpetan ära, mis tähendab, et selle vlogiga on ühel pool. Ma loodan, et teile video meeldis, kui meeldis, siis pöial püsti ja ma loodan, et ma saan pätsata Märdilt hästi palju ilusaid kaadreid siia sisse. Aga homme on vaja tööd teha. Homseid asju näed Sportland Eesti Instagrami kontolt igalt poolt mujalt. Vaadake seda šokeeritud nägu lihtsalt. homme on ka matka peal. Aga homme, kuidas sa... Kas tahtad, sul on ikka veel see küljes? Ja ma tean. See on nagu... Märdil on ikka veel nagu element küljes. See magamiskott... Oota, kus on? See magamiskott maksab nagu rohkem kui mu mingi 3-nädalane reis. Ütleme nii, et meie eest on Sportland väga hästi hoolitsenud selles mõttes tõepoolest, et päris mõnna on olla. Ja see on minu jaoks esimene kogemus magada öösel miinuskraadiga õues. Nii et saab põnev olema. Ma loodan, et on minna. Ma käisin Milanos mingis pargis miinuskraadiga. Kassergoga hämakites. Extreme camping. Ma olen siuke rohkem softcore. Sellise komfort 11 magamiskotiga hämmoki sees ka. Ma arvan, et tänane õhtu on natukene mõnusam. Aga ma loodan, et teile video meeldis, kui meeldis, siis pöial pisti. Ja me näeme juba, ma arvan, 3 päeval, nii et seekord tuleb natukene kiiremini video. Aga davai! Tšau! Teine päev.